Nimelt hakkame me kohe kätte andma eludeauhinda ühele mehele, kes on olnud sinu õpetaja ja olnud kogu Eesti filmikaskandöörinduse nii-öelda aluse panija. Ma palun siia lavale tulla tänase festivali eludeauhinna laureaat Aldo Tammsaar. Ваше имя? Вилли Джексон. Кто ваши родители? Фермеры. Nii. Aldo, tule siia. Enar, ma annan mikrofoni sulle. Sa tahtsid midagi Aldole edasi öelda? Jaa. Ma mõtlesin selliseid mõtteid, kuidas tundmatul maastikul on alati lihtsam teed leida, kui keegi on sinna juba rajad sisse tallanud. Ja samuti on kuskilt alla hüpata oluliselt tutskem tunne vist, öeldakse tänapäeval, kui tead, et keegi on seda juba enne teinud ja korduvalt. Kõik me, kes me 90-ndatel nii siin kui sealpool Soome lahte sellele maastikule sattusime, olime õnnelikud ja oleme tänulikud, et meile näidati teed ja julgustati mööda seda mööda käima. Aitäh, Aldo! Ja Aldo, meil on väga hea meel anda Õhvi poolt üle sulle üks selline väga rariteetne asi. See on Haapsalu sall, tehtud Haapsalu tublide kudujate poolt. Ma teen selle lahti, võid selle endale ümber panna, see pidi väga hästi sooja hoidma. Ja võib-olla paljastad ühe saladuse publiku jaoks, et mitu konti sa siis õigupoolest oled oma karjääri ja elu jooksul ära murdnud? No ei, ma neid pole täpselt filmegi lugenud ja neid konte ja luid ei läheks täpsustama. Aga ma tahan tänada teid, et mind meeles pidasite, sest mis saab olla veel õudsam, kui saada elutöö preemia õudusfilmide festivalil. No, suur osa saalis viibijatest ei olnud sündinud, kui ma kaskadööri karjääri 94. aastal lõpetasin ja ilmselt ei ole näinud ka neid paarsada filmi, kus ma osalesin ja ma pean ise tunnistama, et ma ise ka ei ole suurt osa neist näinud, sest nad on nii sitad olnud, et ma ei armasta sitta filmi vaadata. Ja
kaskadööri töö enne digitaalajastut oli täpselt samamoodi nagu iga teine töö, ainult et ta oli seotud igapäevase riskiga elule ja tervisele. Et noh, näitena, kui praegu saab üles riputada mida iganes, keda iganes ja Tom Cruise saab vabalt hüüda, et teen kõik trikid ise ja see võib ka nii näida kinolinal. Tegelikult mitte, ta on kõik üles riputatud ja meie poiste poolt turvatud. Aga sellel ajal, kui mina töötasin, sai kasutada ainult 0,4 millimeetrist trossi, 0,4 millimeetrit. Ja see ei saanud mingil juhul plikkida, see pidi olema tume matt, must matt värvitud. Ja see, meil oli selline ütelus, et kui see tross nüüd katkeb, siis on lihtsam sind seal asfaldil üle värvida, kui hakata tükk haaval välja kraapima. Ja ütleme nii, et neid mu kõige pikem reanimatsioonis viibimise aeg oli 40 päeva. Aga asusin pärast seda innukalt tööle pool aastat hiljem. Lihtsalt oli vaja adrenaliini edasi saada ja perekonda edasi toita. Eks? Aga kui nüüd härra Tuumalu muga ühendust võttis, siis ma arvasin, et nüüd hakkavad mind tänama selle eest, et ma korraldasin esimese õudusfilmide festivali Eestis 1993. aastal Rakkaus ja anarhia festivalil Soomes. Soome tsensor keerlas ära palju filme, kuna need olid liiga verised rahvale näitamiseks. Ja need korraldajad võtsid minuga ühendust, et kas sa saad äkki Eestist korraldada. Ja siis ma rentisime Kino Eha ja tegime selle festivali ära. Et kõik need saksa nekrofiilia poisid ja John Woo ja kõik tulid kohale. Saal oli rahvast täis ja meil polnud sellel ajal isegi tsensorit, et kultuuriministeerium ei teadnudki, et me selle korraldame. Aga igast asju on elus tehtud ja kui hakkad meenutama, läksin üks päev telekast mööda, naine vaatas Eesti filmi auhindade kätteandmist ja ütles mulle, muide, sina andsid esimesed filmi auhinnad ja tuli meelde, jaa, oma raha eest 500 000 läks maksma. Andsin küll 2007. aastal esimesed Eesti filmi auhinnad Hääfilmi nime all. Ei valeta, Timo Tiiner ja Lauri Kaari võivad kinnitada, et nii see oli. Et 2007. aastal. Ma ei mäleta, mis see Maimiku ja nende film oli, mis sai parima filmi, aga inimesed said valida seda parima filmi auhinda. Ja see on põhiline, eks inimeste jaoks me teemegi ja mina kaotasin, olen elus kaotanud verd kõige rohkem ühe korra 3,8 liitrit, enne kui ma sain operatsiooni lauale. Sellega saaks üle maalida teie pool saali näod, mis ma vaatan täna on verised, et sellepärast me verd valame, et inimesed vaatasid filme. Ja nüüd kohe pannakse muusika peale, et ma ei lobiseks rohkem ja suured tänud teile. Aitäh Aldole!